Tere kõigile, Müstik Merliia siin. Täna siis on meil käsil hooaeg 2, episood 9 ja täna me räägime ajast. Äh, Jah, et meil on aega. Me kõik muidugi tunneme vist pigem vastupidi, et üldse aega ei ole, kogu aeg see kuskile kaob, saab otsa. Tahaks palju rohkem jõuda teha, aga üldine teema on meil täna aeg. Ma Ja olen nüüd tere, tere. siin täna. Et tõepoolest jah, et justkui meil on hästi palju tehnoloogiat ja asju, mis kõik aitavad meil aega kokku hoida, et meil on telefonid ja ei pea kuhugi, saab kohe ruttu kõne teha ja autod, millega saab kiiresti sõita ja paradoks on see, et justkui tänapäeva elu justkui tundub nagu aega on palju vähem, et vanasti, kui inimesed elasid, neil oli kuidagi aega, vähemalt tundub siitpoolt vaadates, nagu neil oli palju aega, nad tegid, elasid rahulikult. Ühesõnaga, et justkui meil on nii palju asju, mis aitavad meil aega kokku hoida ja samas ajal meie nagu vist isu on suurenenud, mida me mingi ajaga tehtud tahame saada. Aga aeg jah, üldse, mis asi on aeg? Et see tundub nii igapäevane, see aeg, et me ju kogu aeg kasutame aega. Mis kellast see hakkab? Oi, ma pean 9-st tööle jõudma või ma pean lapsed ära tooma lasteaiast või ma ei tea, noh, ma pean kellast see kell sinna minema. Nädala pärast on see, mis kuupäeval, siis on mingi kontsert või pidu või et kogu aeg on mingi aeg või kui vana ma siis olin, vaat siis, kui ma olin 20-aastane, ühesõnaga see tundub nii igapäevane ja iseenesestmõistetav see aeg, et üldse me ei mõtlegi selle peale, et mis asi see on üldse et kas karu metsas mõtleb samamoodi ajast, nagu meie mõtleme või sipelgas, kui ta oma pesa ehitab või kuidas nemad seda aega tajuvad. Paljud et ütlevad ju, et aeg on illusioon, et tegelikult aega ei ole. jah, et ütleme füüsikamaailmas, klassikalises füüsikas, Newtoni maailmas justkui on aeg just nagu omaette kindel väärtus, kindel asi, mis justkui on nagu sihuke absoluutne, pidevalt kulgeb, sõltumata siis, kas me seda tajume või mõõdame või ei mõõda või ta on seal lihtsalt olemas, sõltumata sellest, kas keegi tunnistab tema olemasolu või mitte. Siis samas on jälle, siis on justkui see nagu kvantmaailm ja Einsteini relatiivsus ja see jälle omakorda justkui tõestab, et aeg ei ole absoluutne, et see on ikkagi suhteline ja võib muutuda kiiruses ja gravitatsioonis ja nagu ulmefilmid näitavad või nagu, kes on näinud erinevaid, ma ei tea, filme, Interstellarid või Ahvide planeet või kus on neid selle ideega nii-öelda mängitud, et keegi läheb kosmosesse, sõidab seal ringi ja selgub, et tema aeg liikus teistmoodi vahepeal kui planeedi peal. et tagasi tulles siis kõik on juba vanaks jäänud või vastupidi, on aeg edasi läinud vahepeal ja kosmonaut avastab, et ta on hoopis mingis muusse aega sattunud. tema jaoks aeg, aga seda ei ole, seda on alles nagu teoreetiliselt arutatud, et Einstein arvutas ka või kuidagi oma rehkendustega jõudis sinna, et see, mis liigub valguse kiirusel või on väga tugevas gravitatsiooniväljas musta augu lähedal, siis see aeg hakkab nagu aeglasemalt kulgema. et siis, kui mina liiguksin näiteks valguse kiirusel ja Merliia ei liigu valguse kiirusel, siis teoreetiliselt me justkui liigume erinevates aegades, erineva kiirusega aegades. me tajume siis aega erinevalt. ja huvitav on siis see ka, et kas meie kehad, kas mina sain krõpsti vanaks või siis on ka nii, et ma lihtsalt olen siis kauem noorem kui Merliia, kui ma liigun valguskiirusel. et meil ei ole õnnestunud ühtegi inimest veel valguskiirusel liigutada või sellele lähedasele kiirusel, et seda siis päriselt teada saada. aga see on teooria, jah. Aga enne kui sa ja edasi lähed, ma korra segan sind, et see on nagu päris huvitav teooria, sest ma olen praegult kuulnud ka selliseid nagu mõtteavaldusi, need ei ole mingid teaduslikud ega midagi, aga lihtsalt mõtteavaldused, et kuidas praegu inimesed justkui liiguvad erinevatesse ajaliinidesse, niimoodi, et me elame nagu samas nagu võib-olla isegi sama katuse all ja me suhtleme, aga meie elutunnetus on täiesti
teine ehk et me oleks nagu kõrvuti, aga me elame täiesti erinevates ajaliinides. noh, see on lihtsalt mingi nagu termin, mida ei paralleelsed kasuta. universumid või paralleelsed reaalsused. jah, ja täiesti niimoodi, et ongi, et sa võib-olla, selle võib olla väga keeruline siis nagu, et sa võib-olla just näiteks a la tööl mõned aga inimesed. see reaalsus selles mõttes nagu füüsiline reaalsus on ikka sama, on ju, kapp on sama ja, koha peal ja kraanikauss, aga lihtsalt inimesed tajuvad erinevalt seda keskkonda või oma jah, ennast selles keskkonnas. jah, aga nagu vaimses mõttes nad oleks nagu erinevas ajaliinis, nende jaoks liigub kuidagi maailm erinevat moodi. Nad justkui oleks, nad nagu puutuvad kokku füüsiliselt, aga nende nagu kõik, mis nagu ümber toimub, oleks nagu erinev. Et Mm. ja tundetasandid ja nagu nägemused nagu maailmast. Et lihtsalt, et praegult on nagu päris mitmest kohast selline nagu mõtteavaldus minu juurde jõudnud, aga kuna sa just rääkisid, et nagu erinevad need kiirused, nagu, et noh, et see oli praegu päris nagu huvitav no paralleel. üks asi, mida tõenäoliselt kõik inimesed on kogenud, mis ei ole midagi müstilist või eriskummalist, noh, kui ajast rääkida, et tundub, mida suurem on kannatus, seda aeglasemalt läheb aeg. Mida paremini inimene ennast tunneb, seda kiiremini läheb aeg. Tundub nii, et kellel on näiteks hammas valutanud või kõrv valutanud või on mingi hästi igav, peab ootama midagi ja samal ajal on valus ka või ebamugav, ma ei tea, külm, ootad bussi, külm, no millal see 5 minutit läbi saab, et see ükskord tuleks juba. ja siis inimene teeb midagi kaasaarvat, huvitavat ja siis issand, kuhu see nädal kadus või kuhu see päev kadus, on ju, juba on päev otsas, on ju, just see algas. et noh, et tundub, et see on hästi nagu subjektiivne, see ajataju, Relatiivne. relatiivne jah, hästi relatiivne see ajataju. et noh, see võib ka olla, kui sa ütled, et ühe katuse all on kaks inimest. kui üks on kogu aeg kannatuses, siis tema jaoks liigubki aeg võib-olla väga aeglaselt ja teine vaatab, et mis see teine venib, et nii mõnus on ju või noh, tahaks, et liigun kiiremini või liigume, et no hea on olla, et jah. ja jah, et ja üldse teadlased ka ei ole päris ühel nõul või mis asi see aeg üldse on või millal ta tekkis või kas ta on kogu aeg olnud või ta tekkis, ma ei tea, siis kui see käis see suur pauk, mis meie universumi lõi, et siis kas siis tekkis põmaki äkki ruum ja äkki aeg nagu ei tea millest või oli ta enne, et sellesamas relatiivsuse teoorias räägitakse, et teoreetiliselt siis see, mis on nagu ulmefilmides võimalik, on justkui siis ka päriselt võimalik. et meil on võimalik nagu ka ajas justkui teoreetiliselt täna räägitakse sellest reisida ka ajas, mis on nagu ka ulmefilmides olnud populaarne teema. eriti tulevikku reisimine, et justkui valguse kiirusel või tugeva gravitatsioonivälja kaudu on justkui võimalik jõuda ette ajast või öö, minevik tundub kahtlasem täna veel teadlaste jaoks, mineviku liikumine, tuleviku liikumine tundub justkui kergem või kiirem. ja kui me räägime valguse kiirusest, siis ju noh, seda on ju räägitud või see on justkui, seda peetakse aktsepteeritud faktiks, et noh, valgus tuleb ja meie nägemismeel töötab valgusega, ehk siis me näeme valgust, et siis, et päikeselt tuli valgus, ma ei mäleta, kas see tuli 7 või 8 minutit. see tähendab seda, et kui nüüd lülitist õnnestuks päikese ära kustutada, siis 8 minutit veel päike paistaks ja siis kaoks ära meie jaoks. ja kui see veel suuremasse skaalasse viia, siis kuskil, ma ei tea, miljonite valgusaastate kaugusel olev täht, et mida me justkui täna näeme, on juba ammu kustunud 1 000 000 aastat tagasi. või kui meil oleks mingi võimas teleskoop, näha mingi planeeti, kus elasid ka võib-olla inimeselaadsed olendid, siis me vaatame, oo, näe, seal on näha mingid inimesed. Nad olid 1 000 000 aastat tagasi, et enam neid pole. Nad olid seal, me saame just nagu neid vaadata veel, niikaua kui valgus liigub meie poole, aga kui enam ei liigu, siis ei ole, et reaalselt nagu, siis jah, see paneb üldse kogu selle reaalsuse taju nagu, keerab nagu kuidagi kummaliseks. pea peale. Pea peale või pea hakkab huugama, et noh, et keegi võib-olla vaatab meid kuskilt ühel hetkel, et nad on ürginimesed, me oleme vahepeal edasi läinud, on ju, aga kuskilt
see ürginimeste aegne pilt veel levib universumis kuskil suunas ja teoreetiliselt saaks justkui keegi seda vaadata, et aa, nad on ürginimesed, nad ei tea, et vahepeal on juba, sõidame autoga ka ringi, et asi on edasi läinud. Miks see aeg, miks me sellest üldse räägime, et või kuidas see meie igapäevareaalsust, noh, nüüd me siin filosofeerime ajast ja kosmosest ja nii edasi, aga mis me siin holograafilises töös näeme, et kuidas see aeg meie enesetunnet mõjutab ja meie valikuid elus. et see võib-olla on midagi niisugust praktilist, mis võiks igaühte huvitada, et kuidas me ajatust tajume enda reaalsuses. ja minu arust see on päris huvitav, sest samal ajal ütlevad ka ju, et räägitakse vaimses maailmas kohalolust, et tuleks kohale olla, et me ei muretseks kogu aeg tuleviku pärast või ei meenutaks mõtetes kogu aeg minevikku, et me oleks kohalolus just selles hetkes praegu siin, kus ma olen, selles, mida ma teen. ja siis teised jälle ütlevad, et aga mis jutt see on, et meil polegi peale kohalolu ju mitte midagi. et meil ongi ainult see hetk, kus me praegu oleme, et kuidas saab siit üldse kuhugi ära minna. ja aga kuidas me siin holograafilises töös seda näeme, näeme seda, et pidevalt kimbutavad meid regulaarselt kunagi salvestatud asjad, mis oleks justkui minevikust, siis kui me räägime ajaliinis, mis käivituvad olevikus, mõjutavad oleviku reaalsust, mineviku asjad. noh, mis näide oleks võib-olla ka siia juurde. no näiteks lapsena kogesin midagi traumaatilist seoses hiirega ja nüüd, olles suur, tugev, no, ei jaksaks hiirega juba maadelda ja võidelda, ikka tundub hiir ohtlik. ehk siis tundub väga hirmus. et näiteks või siis suhete tasandil, et võib-olla isal oli kombeks vitsa anda või rihma anda ja siis meeste füüsiline lähedus võib olla tunduda ohtlik, näiteks inimsuhetes. ehk siis tundub, et see ajas rändamine käib meil rohkem, kui me teadvustame igapäevaelus või kuidas sulle tundub? mina isiklikult näen seda, kogu seda asja võib-olla, ütleme siis, ma räägin, kuidas mina seda näen. jah, et mina näen seda nii, et me püüame siin orienteeruda kuidagi sellises nagu ajas, et kuidagi omavahel mingeid asju nagu kokku leppida, aga suures plaanis me tegelikult ei ela otseselt ajas. pigem me elame kogu aeg nagu mingis nagu suhestumises, me kogu aeg nagu suhestume millegagi ja siis me püüame ka suhestuda nagu, mis meil minevikus toimus või siis, mis meil tulevikus tuleb. väga tihti inimesed just muretsevad, et kui nad tulevikku vaatavad, siis see on nagu mingi mureenergia. järjest rohkem teadlikumaks saades ja sa saad aru, kuidas sa ise lood seda tulevikku, mida sa siis koged nii-öelda reaalsena, siis hakatakse ikkagi juba nagu teadlikult manifesteerima, et see oleks positiivne, aga mina arvan, et ma ei taha otseselt öelda niimoodi, et aega kui sellist ei ole, aga siiski mina tajun seda nii, et võib-olla ma olen mingisuguses keskmes, aga minu ümber võivad lahti mängida igasugused erinevad reaalsused, kui ma olen suuteline neid ise kogema nagu paralleelselt. et kuna minul on lapsest saadik olnud ka see, et mul on mingid ajaliinid tulnud sisse eelmistest eludest. ma olen õppinud ära, et sellest ei tasu nagu väga võib-olla rääkida, sest et paljud nagu ei tule kaasa võib-olla selle ei mõttega. aktsepteeri seda või sa kardad, et ei aktsepteerita? jah, et ma olen seda kogenud ja nüüd praegu mul on juba lihtsam nagu sellest rääkida, aga noh, lapsena ja noorena ma mingi hetk. mida see tähendab, et ajaliinid tulevad sisse, seleta see ära, sest mis see tähendab, ajaliinid tulid sisse? see tähendab seda, et sa nagu mingil hetkel sa koged midagi, aga keegi sinu ümber
seda, kes on sul nagu näiteks kaaslased, nemad seda ei koge, sa oled nagu selles kogemuses justkui nagu üksinda, et teised ütlevad, seda ei ole, aga minu jaoks on nagu noh, nii reaalne. Ma tean, et seda tembeldatakse nagu skisofreeniaks, aga noh, samal ajal on skisofreenia puhul ikkagi ka sellised asjad, kus inimene muutub võib-olla nagu noh, täiesti nagu, et reaalsusega enam ei ole kontakti. aga see kogemus on niimoodi, et sul on ka selle reaalsusega kontakt, aga siis sul tuleb nagu, sa saad aru, et see on midagi sellist, mis ei ole nagu siin praegu selles füüsilises maailmas, aga ta tundub päris reaalne ja ka mingi hetk sa saad aru, et ma praegult lihtsalt läksin kuskile paralleelreaalsusesse, võib-olla üks mängufilm natukene selgitab seda, see mingi, kuidas see nimi oli, kogu aeg igas kohas, mis selle filmi no, nimi oli? samal ajal jah, midagi sellist jah, Et kuidas kõik. jah, et sul on nagu väga palju paralleelseid reaalsusi, võib-olla me mõnikord ütleme, et see on eelmine elu, see on tulevane elu, aga mul on nagu kogu aeg tegelikult justkui nagu need liinid mingil moel lahti, kui ma tahaksin ja oskaksin, ma saaksin igasse sellesse liini minna ja vahet pole, et kas see oli nüüd 1750 või see oli mingisugune enne Kristust, et need on nagu kõik nagu sinu kogemuses kaasas ja selles mõttes on see on nagu ajatuses olemine, aga seda on nii raske nagu sõnadesse panna, et, et mina ei kogenud seda ka päris täpselt nii, nagu selles filmis on, millest me praegu rääkisime, et sest mina nagu jään siia kohale, ma ei nagu ei kao ära niimoodi nagu noh, täitsa nagu noh, ühesõnaga filmi ongi ju keeruline teha nagu võib-olla kuidas see nagu päriselt see kogemus on. aga aga ma arvan, et see teinekord see on niimoodi, et sa võib-olla ei näe reaalselt või sa ei koge reaalselt, aga sul tuleb mingi info väga selgelt järsku sisse. ja praegu tuleb järjest näiteks sessioonides ka. no see oli ma saan. kõikjale korraga oli see film jah, jah, oli eestikeelne tõlge. Everything everywhere all at once, kõik korraga. see sai isegi jah, Oscareid vist ka üksjagu, see ja film. see oli nagu päris selles mõttes huvitav, noh, et seal oli küll päris palju sellist nagu võib-olla sellist ma ei tea, vägivalda, aga see idee nagu kuidas me saame liikuda tegelikult nagu me liigume oma teadvusega, mis on nii keeruline, sellepärast et lääne ühiskonnas või lääne teaduses justkui nagu teadvus oleks ajus, aga budistidel näiteks ei ole see nii ja ma ise nagu minu taju on ka see, et, et see päris, et see ei ole nagu aju on lihtsalt see, mis nii-öelda et teadvus tõlgendab. ei ole nagu füsioloogilise protsessi tagajärg, vaid pigem füsioloogiline protsess tekib teadvuse kohalolekust või? just jah, täpselt, kui hästi sa sõnastasid selle praegu väga hästi sõnastatud. ehk ja siis ja tänu sellele, kuna teadvus on ka igal ajal, kogu aeg, igal pool, siis teadvus võib liikuda, tal ei ole nagu see keha ei ole nagu siis see piir, kus ta liikuda saab. ja siis ta saabki liikuda nagu igale poole ja need ajaliinid ei ole vertikaalsed, need ajaliinid on nagu igal pool, kogu aeg nagu. et siis see on nagu jah, et sa siis lihtsalt sa nagu laiendad oma seda mingit vaadet ja siis lähed kuskile mingisugusesse, sa võid nagu sisse suumida kuskile, sa võid välja suumida, et selline ja samal ajal on see nii lihtne, et praegu tundub nagu võib-olla ma siin seletan, mõned inimesed mõtlevad, et ma ei ole midagi sellist kogenud. aga ma olen kindel, et tegelikult me paljud oleme seda kogenud, lihtsalt ei ole veel osanud seda nagu sõnadesse panna. et kui mul tuleb mingi infokild, see tundub lihtsalt, et see oli mul mingi mõte. see võib või olla öösel unes, me liigume ka siis nendes teistes ajaliinides või teistes reaalsustes. ja teistes sagedustes ja siis me nagu järk-järgult, et nagu ärgata kehasse, me natukene peame jälle oma sagedust niimoodi nagu madaldama, et siin kehas olla. öösel me saame jälle minna nagu nii-öelda peenematesse sagedustesse, et siis tekib, tegelikult me alati teeme tekib kõik see seda. küsimus, et milline reaalsus on siis see nii-öelda põhiline reaalsus
kas nii üldse saab olla? just, täpselt, vot kas, see koht on mul käinud ka, et nagu, et et see, okei, ma olen siin, on ju, ma olen siin maa peal oma kehas ja nüüd ma tajusin mingit muud reaalsust, aga noh, siin on ju see päris reaalsus. nüüd, kui siis niimoodi see liikumine nii vaba on, noh, nagu umbes, et olen siin sagedusribas ja siin ribas ja siin ribas, et kas siis saab üldse öelda, et kuskil on mingi selline noh, nii-öelda, millest justkui kõik lähtub või nad on võrdsed? no see on nüüd väga raske küsimus jah, vastata, et, jah, et kus see et kui päris või öösel kus ma unes tundub päriselt nagu, olen. et see ei ole päris ja siis öösel unes ma olen tegelikult nagu päris ja siis, kui ma üles hommikul ärkan, siis see on nagu nii-öelda siis nagu mingis mõttes, et praegu on uni, see, et ma siin räägin kaamera ees, et see on hoopis uni ja siis see on tegelikult see päris reaalsus, kus ma siis öösel olen. Et ikka tegelikult ma ei tea ju, kus ma nagu, kus kohas ma nagu vahepeal ikkagi olen ja, ja kui, sest noh, et ongi, et öösel võib-olla meile tundub nagu see oleks võib-olla 6 tundi, aga tegelikult me ju ei tea, kuidas me saame ju, aega saab ju laiendada, aega saab ju nagu liigutada, et Mhm. see reaalsus, mis me siin kehas oleme, mis me siin kogeme, kus mina olen, sinu partner näiteks on ju, kus me teeme siin seda peegelduste sarja, et see reaalsus on kindlasti üks reaalsus, kus ma olen valinud nii-öelda olla ja kus ma olen valinud midagi kogeda. Ja kui ma olen selle valinud, siis see on järelikult mu hinge jaoks väga oluline, et minu jutu mõte on see, et me peame hirmsasti kogu aeg, ma ei tea, lähme lendame ja lähme nagu, me teeme seda lihtsalt niikuinii. Aga praegult ongi see, et see sagedus siin, kus ma olen nagu, kus mul on see keha, on ju, siin on midagi praegult väga olulist vaja teha ja selles ajas nagu orienteeruda, nendes reeglites siin orienteeruda. Põhimõtteliselt me seda õpime lapsest saadik. minu järgmine küsimus või mõte on see, et okei, see kõik on noh, ilus teooria ja selline nagu muinasjutt. kuidas see praktikas, mida sellega praktikas teha saab või kuidas ta praktikas avaldub, need erinevad ajaliinid, mis, kui noh, mida ma selle infoga teha saan praktiliselt, sest noh, mulle endale esimesena tuleb pähe kohe, mis ma nagu, kui nagu sessioonide kontekstis rääkida, on see, et tundub, et erinevates nendes liinides, ma ei tea, nimetame siis neid eelmiseks eluks või paralleelseks universumiks või paralleelreaalsuseks või paralleelajaliiniks. et tundub, et kuskil on meie süsteem kogenud mingeid asju, mida alati ei saa selle elukogemusega justkui seletada. et see justkui nagu noh, ma ei tea, kas tõestab või ei tõesta, aga põhimõtteliselt justkui viitab sellele, et väljaspool seda elukogemust on veel mingi informatsioon. sest sessiooni ajal me kasutame ju seda tagasisidet, et nagu määrata ära, kust see stress on pärit, noh, et ja no ma ei tea, inimesel on mingi tegevusega stress, ma ei tea, näiteks ujumisega või veega või ta kardab vett paaniliselt ja ta ei tea, et tal oleks mingit traumat olnud ja ka tema vanemad ei tea, et tal oleks veega mingit traumat olnud, ometi on selline informatsioon temaga kaasas, et noh, vesi on ohtlik. ja sessioonis võib välja tulla, et noh, hakkame liikuma ja siis palume tagasiside kaudu nagu märku anda, et kas see on, kus vanuses see tekkis see stress ja see viib enne sündi ja siis kas see on siis rasedusaeg, on see enne rasedust ja see on hoopis mingi muu aeg, mingi muu elu või muu elukogemus või mingi muu informatsioon, et kas siis see inimene koges siis ise tema teadvus või ta lingib mingisse informatsiooni, mida keegi teine koges, keeruline tõestada, aga et mis see praktiline külg on siis, et täna inimene kardab selles elus ja kui ta sessioonis teeb muudatuse justkui seal teises elus või mingis muus elus või mingis muus ajaliinis, siis tema tänane kogemus siin võib muutuda. Väga et drastiline. jah, et kuidas see info võib olla ka nagu nii-öelda praktiliselt kasulik, noh, nii-öelda. Ja teine asi on veel see, et kui me oleme juba, me oleme tegelikult kogenud midagi, me oleme praegult justkui nagu selles nagu unustuses või unustuse hõlmas, aga tegelikult meil on olnud varem juba päris palju kogemusi, kus me oleme, meil on olnud mingid anded, oskused, me oleme teinud võib-olla mingit tööd, olnud selles päris osavad ja see ei Mhm. kao ära tegelikult, et me saame
see jääb meiega alles, näiteks me saame nii-öelda vanu andeid uuesti enda sees nagu taaselustada. nojah, et seal filmis oli ka see kõik kõikjale korraga samamoodi, et see filmi peategelane sai käia just nagu paralleelsetes universumites, kus tal olid mingid teised oskused või kus ta oli harjutanud mingeid muid oskusi ja sai justkui transportida neid oskusi siis ühest reaalsusest teise reaalsusesse, ütleme siis nii, ühest ta oskas võidelda, teisest ta oskas mingit hüpata, kolmandast ta oskas pilli mängida, ühesõnaga, et igas reaalsuses olid tal mingid oma oskused ja anded, mida ta sai siis reaalsuste vahel kasutada, olles siis kus iganes ta parasjagu oli sellel hetkel. ja teoorias peaks olema võimalik, et meil on kogu aeg ligipääs nagu mitte, et ainult oot selles ajaliinis mul on see anne, teises ajaliinis mul pole seda, vaid see ei kao ära tegelikult, et see anne on mul endiselt. Seda ma tahaks praktikas näha. Ma olen ka skeptik kergelt, noh näiteks, et et ma olen osanud mingit keelt mingis reaalsuses ja siis ma täna ei oska, aga siis plõksti kohe oskan. See ei ole võib-olla päris järgmisel niimoodi, hetkel. et nagu homme, täna ei oska ja homme oskad, aga näiteks, et sul on nagu ülilihtne seda keelt ära õppida, samal ajal võib-olla mingi teist nojah, ei selles mõttes ole. jah, et annab nii kergesti nagu avaneb minu jaoks kuidagi Jah. hästi loomulikult. Ja näiteks kuidas seletada, mõned ma olen nagu videosid näinud, mingi 4-aastane mängib klaverit nagu täiskasvanu, noh, 4-aastane. See tähendab seda, et tal peab ma olen ju ise klaveriõpetaja, klaverit õppinud. See ei ole niimoodi, et sa kohe, üleüldse 4-aastane, et jagab kogu seda harmooniasüsteemi nagu, ei, see ei ole võimalik. Ja see tuleb neil kohe. Nad lihtsalt, see ei ole nagu õpetatav, mida ma olen nagu näinud teinekord. Et see on nagu, siis sa näed ära, et ta on seda varem teinud ennem seda, kui ta on sellesse kehasse kehastunud. Et ta oskab seda. Võib-olla oli sama asi näiteks Mozartiga. Seda öeldakse, need on imelapsed, aga noh, kuskilt nad peavad selle info saama ikkagi kätte. Jah, et kust see info siis tuleb, kuskilt see info peab tulema. Et nad on ühenduses informatsiooniga, isegi kui see ei ole nende enda konkreetne mingi parasem kogemus, kuigi kui sa klaverit mängid, see peab sinu kehast, see peab sinu närvisüsteemist läbi käima, siis see, tõenäoliselt on seda ikkagi ise kogenud. Et noh, muidu võiks ka olla lihtsalt nii nagu see Matrixi filmis, et ahah, nüüd ma laen alla selle, et ma oskan nüüd selle mingi, ma ei tea. Helikopteriga sõita. Helikopteriga, ma oskan nüüd helikopteriga sõita. Nii, ja siis, laeme nüüd selle alla, ma oskan nüüd kung fuud. Ja üliäge oleks tegelikult on ju, aga see peakski nii olema tegelikult, et mis meil varem on olemas olnud, see peaks olema lihtsalt allalaetav. Võib-olla mitte niimoodi, et ühe ööga allalaetav, aga sul on väga lihtne, sa üsna kiirelt saad selle kätte uuesti. No teoreetiliselt see võiks ka ühe ööga olla, sest ega siis pärast mu keha ei ole kuidagi väga drastiliselt teistmoodi. Pigem on see, et aju õpib kuidagi neid käsklusi edastama või neid signaale juhtima. Et kui ta saaks kohe selle paketi kätte, et aju saadab selliseid signaale välja, teoreetiliselt võiks ka ühe ööga olla. Jah, nii et näed, nüüd sa said ise endale vastuse, et see pole vist nii skeptik ikka midagi. Nii skeptiline. No kui mõelda, et kõiki asju juhivad ikkagi mingid närvisignaalid ja kui see juhtimiskeskus kohe omab nagu sellist tarkvara, hetkega, et ma ei hakka seda ükshaaval nagu läbi miljoni korduse endale õpetama neid närviteesid selgeks. Jah, teoreetiliselt see võiks olla võimalik. Ehk siis aju ongi nagu nii-öelda see arvutiprotsessor ja mis siis töötleb informatsiooni ja nii-öelda paneb selle nagu kasutusse, ma arvan. Nojah, aga kuskilt tuleb see taotlus või jah, see kuskilt pilvest või internetist tuleb neid programme, mida see aju siis saab edastama hakata või rakendama hakata. Just internetis ehk siis nagu nii-öelda ühisväljast, eks ju, või mis iganes me selle nime paneksime, aga
aga ma arvan, et see tasand avaneb praegu inimestele järjest enam ja järjest enam, et see ei ole enam nojah, nagu mingi voodoo, vaid see on nagu noh, see saab jah. reaalsuseks. Kvantfüüsika maailmas räägitakse igasugu veel asju või mitte ei räägita ainult, vaid ka katsetega tõestatakse. aga praegu veel on see selline, noh, see on mingi sihuke veider tasand kuskil seal algosakeste tasandil, noh, mis meil, nii et mis meil sellest kasu on, noh, et seal mingid veidrused toimuvad kuskil footonitega, asjadega, aga põhimõtteliselt nagu kvanttasandil toimuvad kõik need ühest kohast teise teleporteerumised, ajas liikumised, et kui see ühel hetkel mingil moel nagu praktiliseks saab või mingid rakendused saab või tehnika või tehnoloogia või siis oskused, ma ei tea, võib-olla ka meie enda oskused seda juhtida või suhelda selle tasandiga, siis jah, siis võib igasuguseid imeasju juhtuma hakata. Usun. väga kahju, et meil on aeg läbi ja et väga põnev aeg teema. on läbi, meie ajaliinil sai aeg läbi. meil pole aega, meil pole aega, aga samas jah, me et oleme kõikehõlmavas mõnusas sellises fluidumis. ja, aga siis ja, et kui kellelgi on mõtteid ajateemadel või endal kogemusi ajaga või ajas nihkumisega või eriti kummalise aja kogemisega, siis võite siia kuhugi kommentaariumisse ka kirjutada, et mis teil on kogemused nagu ajaga, et kus aeg äkki tegi mingi hüppe või kadus ära märkamatult, ei tea kuhu. või kus aeg, tundus, et aeg surus kokku või aeg venis. ma, Aeg paljud venis on jah, et rääkinud oma kogemustest, kuidas nad venitasid aega, kui oli vaja praami peale jõuda näiteks ja see jah, õnnestus. jah, et ühesõnaga jagage enda kogemusi ka ajaga, kuidas teil on, mis kummalisi kogemusi teil ajaga on. aga tõmbame tänaseks otsad kokku, aitäh kõigile, kes kuulasid, vaatasid, Müstik Merliia siinpool ja peegeldused ja näeme jälle. kohtumiseni.